Ahoi sõbrad, mul on väga hea meel, et sa oled jälle siia kanalile tulnud mu järjekordset videot vaatama. Ja tänases videos siis läheme teeme väikese rattamatka. Nimelt kaua ma siin ikka suvemajas grillin ja õlut joon, vaid teeme midagi tarka ka ära. Kuna ilmad on üsna palavad, siis palava ilmaga mind väga seljakotiga metsa ei tõmba. Ja kunagi 30. juubeliks sai ostetud siis jalgratas ka, aga mis tegelikult ei ole väga kasutus saanud. Ja täna siis lähemegi teeme vähe pikema ringi. Ja mis me teeme, siis on RMK-l on rattaradasid Eestis päris mitu. Ja üks on siin paar kilomeetrit minust eemal. Kooraste rattarada peaks olema 38 kilomeetrit, nii et me võtame täna selle ette. Lähme kulgeme mööda metsi, kruusateid kuskil külade vahel ja vaatame, kuidas see asi siis kujuneb, et katsun erinevad kohad ja asjad linti võtta ja vast näeme midagi huvitavat. Et tänane video on siis nii-öelda sport, seiklus, trenn, kõik asjad ühes. Lisaks mul on siis ka üks toidupakk, millest pärast teeme lõuna. Et me oleme sarnast toidupakki juba testinud, aga kuna sisu seal oli nii huvitav, siis ma mõtlesin, et võtame siis täna selle kaasa ja testime siis seda ka. Nii et nagu ikka, haara süüa juua ja säti ennast mõnusalt siia telefoni, teleka või arvuti ette, kus iganes sa seda vaatad. Ning siis vedame ühe sportliku päevakese. Nii et hakkame kuskilt otsast pihta ja sätin ennast valmis, vaatan veel ratta üle. Lisaks akud laevad veel seal droonile ja kõigele. Nii et seiklus alaku. Seljakott on pakitud, kiiver on olemas, ratas on valmis, vesi on olemas. Ma loodan, et veega veame välja ka. Et ma võtsin küll veefiltri kaasa. Juhuks, kui peaks vesi otsa saama, siis saame kuskilt jõest filtreerida ja juua. Aga ma usun, et saab hakkama. Nii et ma panen kaamera endale keha külge ja siis päris palju kaadreid tuleb sellest, kui kaamera on mul keha küljes. Aga kui midagi huvitavat näen, siis ma kindlasti jään seisma, näitan ringi, vaatame, uurime. Et selle raja eripära on võib-olla see, et ta kulgeb mööda kruusateid, külavahesid, ümber siin kanepi ja lisaks siis kui ma õigesti lugesin välja, siis läbi 15 erineva järve. Nii et see on küll väga tuus. Et kindlasti seal on kohti, kuhu ma ei ole sattunud. Ja lähme vaatame siis need kohad üle. Võib-olla leiab tulevikuks mingi hea kalakoha. Väga mõnus selline kuuse-männi lõhna segu on. Vaata, kuum ilm siis mõnusalt viskab selle lõhna üles ikka. Mõnusalt vaikselt vuliseb. Et lapsena sai siin käidud lihtsalt tavalise mingi puuridva ja korgiga sikutamas, siis me saime siin ikka forelle. Et kohta päris täpselt ei taha avalikustada, aga kes on Kanepist pärit, küll see teab, mis kohaga on tegu, et puht huvist peaks kunagi tulema uuesti siia proovima. Siin liikudes tekib palju selliseid kohti, kus mõtlen, et päris hea oleks rajakaamera panna. Ma arvan, saaks siin ka erinevaid loomi pildile. Ilusad Lõuna-Eesti majakesed. Nii, Otepää jääb sinna paremale, Võru vasakule, Kanepi jääb sinna poole. Ja nüüd see rada siis suunabki meid ümber Kooraste. Tuleme sealt ringiga, kuni me jõuame sinna taha. Seal tuleb paar tuttavat lõkkeplatsi juba, kus me oleme käinud. Vaatan, et see aasta on ümber Kanepi nii palju selliseid taimi, põlde. Ja kui ma ei eksis, tegu maisiga, et kui keegi on põllumees, siis oskab võib-olla öelda, et miks see aasta igal pool suured maisipõllud on tehtud. Põhimõtteliselt esimesed 7 kilomeetrit on kohe selja taga, kiire joogipaus. Kauaks ei saa seisma jääda. Kohe on terve trobikond parme kallal. Aga senimaani rada on äge, et tuleb siukseid languseid ja siis tuleb veel üles mäkke vahepeal, et mõnusa trenni saab kirja siukse päevaga.
no see peaks olema paljudele tuttav koht, kes on vähegi vaadanud Alvarit või kedagi YouTube'is, siis siin on igasugu contenti tehtud. Tegu on siis Kooraste metsamajaga ja see ei ole siis tasuta maja. Et seda saab siis rentida mingi raha eest endale siin ööpäevaks. Aga lõkkeplats on olemas, puukuur, WC ja seal all on siis järvekene ka. Aga ma siin pikemalt ei peatu, panen kohe edasi. Nii, järgmine koht. Pikkjärve puhkekoht. Siin ei ole mina kunagi käinud. Siin peaks kuskilt alla saama järve äärde ja aga kohe tee ääres selline, et vajadusel saad siin magada ja võt. Vaatame, kas infostendil ka midagi huvitavat on. Aha. No siit järvesi on palju. Siit just tulime. Oti tiik on see, mis Kooraste metsamaja juures on. Et ei olegi Kooraste järv. Võt. Siin on siis Pikkjärv. Väga palju järvesi niimoodi. Minu arust, kui ma ei eksi, siis Tõnu kunagi rääkis mulle, et Koorastel peaks saama niimoodi, et ühest järvest sõidad teise. Aga ma ise mõtlen, võib-olla ta mõtles neid järvesi siin, sest minu arust seal on sellised väiksed ühenduskohad olemas, et Kõverjärves saab küll Mutsinale ja siit Piki jõge edasi. Aga noh, tegelikult ongi Pikkjärv. Ja ma arvan, Tõnu mõtleski seda kanuuga või millega iganes saatsid läbi mitme järve ja asja minna. Väga põnev, kindlasti kunagi võtame ette. Äkki mingi supplauaga või mingi väiksema süstaga või asjaga, et aga vaatame seda kunagi hiljem. Kuna on Lõuna-Eesti ralli ka tulemas, siis teede peal vurab päris palju autosi. Ma ei tea, kas nad kaardistavad või mis nad teavad, aga kruusateel igal pool on sildid ja asjad ka. Katsun niimoodi tagasihoidlikult sõita, et kellelegi ette ei sõidaks kuskil. Siin on üks uissike oma lõppu saanud kahjuks. Kooraste Suurjärv. Siit on hea paadiga peale minna. Siin ka üldjuhul kala ikka liigub. Läbi selle truubi saab ka minna. Sealt saab teise tiigi peale. Kooraste Suurjärve lõkkekoht. Siin on tenniseväljak, mida kõik saavad kasutada. Siia mahub palju telke. Siin on olemas lõkkekoht koos katusealusega ja üsna hea koht, kus ujumas käia. Võt, ega mujal selliseid lõkkealuseid ma ei olegi näinud kui siin. Aga siit natuke edasi sõita, siis tuleb Kõrgeperve lõkkekoht ja Kõverjärve lõkkekoht, et lähme sõidame sinna. Hello! Siin on siis Kõrgeperve lõkkekoht. See on Kõverjärv ja asub siis siuksel kõrgendikul. Siin saab tuld teha, katusealune, eemal on siis käimla ja siin olen siis ka kalal käinud. Tegelikult teile siis juba tuttav koht, sest et olen varasemates videotes siin ka käinud ja ööbinud. Nii et kes on vähegi kauem jälginud, see peaks teadma. Aga siit läheb siuke ilus rada. Läheme sõidame sellega mööda seda järve äärt. Ja seal eemal on siis Kõverjärve lõkkekoht. No, juba natukene tuttavam koht siin.
siin me oleme varem ööbinud ka. Kui te mäletate, siin siis seisis see Respo Aagis. Seal eemal on siis järv. Kiire veepaus. Ja siis jätkame, et paneme siit nüüd edasi Kanepi suunas. Praegu siis sõidetud 15,3 kilomeetrit. Circa 23 veel siis, et pole paha. Päris kiiresti või isegi. Ma ei tea, kas ma näen tund ja 6 minutit praegu sõitnud. Aga siin on mingid väikseid seisakuid ka olnud, et siin pool ma ei ole kunagi käinud. Siit peaks nüüd minema kuskil, sild on ka. Ja peaks saama siit suunaga Kanepi poole. Peab pidurid varsti ära õilitama. Käeksuvad veidi. Kuule täitsa kena ju. Igivanad palgid muidugi vette kukkunud. Seal on see Mutsina järv, kes on shortidest vaadanud, siis mitte väga kaugel siit sain selle Piraka haugi. Esimene mõõdus poiss oli see aasta. Aga lähme siit edasi. Sellist pehmet pinnast on päris raske sõita minu arust. Aga päris äge rada läheb siin läbi metsa. Küll mul on hea meel jälle kõva pinna peal olla. Seal pehme peal oli ikka väga-väga raske sõita. Aga ei ole hullu. Nüüd peaks ainult kõva pind olema vist. Väike kõndimispaus. Ei jõudnud lihtsalt üles mäkke vändata. Päris palav on ja kõht hakkab ka tühjaks minema, nii et järgmine puhkekoht, kus me jõuame, seal siis teeme väikse toidupausi ka. Nüüd meil on väike pahandus. Niimoodi ei saa sõita. Peaasi, kruvi ei ole ära kadunud. Vist ei ole. Ma vaatan, kas ma saan siit kuskilt ligidalt majapidamisest natukene abi. Nüüd tuleb juba tuttav koht. Siin me käisime Jarmoga Vähkjärve lõkkekoht. Siin me tegime ribi ja veetsime aega. Tere on! Palav. Aga ma lähen käin korra vees. See on selline hea värskendus. Ja siis ma arvan, teeme siin väikse toidupaki avamise ja teeme kiire söömise. Ja ma juba näen siin muutusi ka. Minu arust, kui me Jarmoga siin käisime, siis selliseid lõkke asju siin ei olnud. Jah, me tegime maha lõkke. Nüüd on siin uued asjad ujumas käidud ja õnneks sain neilt naisterahvastelt kaabi, et sain võtme, et sadul kinni keerata. Äkki nüüd natukene peab vastu. Aga mis mul siin on siis? Mul on üks USA MRE. Siin on siis pitsalõik juustuga ja teeme siis selle lahti. Ma ei ole kunagi ühestki pakist pitsat saanud. Võtame appi siis täna mul on Tanto kaasas. Maailma lõpuklubist, TRC seeria. Ja teeme siis selle paki lahti, vaakumisse tõmmatud. Nii, hakkan kohe siit otsast võtma, et mis meil siin on siis. Mingi energy bar, kookose ja mandliga. Siia käib see pitsalõik sisse. Meil on siin jalapeenoga maapähklid, jalapeeno maitsega. Siin on meil šokolaadi proteiinijook. Saame ära proovida. Siis meil on siin õunakaste sellises pakis. Siis siin on igasugused aksessuaarid, nätsud, kohvi, salvrätik,
niiskesalvrätik, kõik ühes selles. Siis meil on siin lusikas. Siis on kuumutuskott. Siis siia saab teha kuuma jooki koti sisse. Hetkel kuuma jooki ei taha. Purustatud punane pipar. Ma arvan, see on siis mingi chillilaadne asi. Nii. Ja siin on siis pitsalõik. Nii et lähme võtame vett ja paneme siis pitsa sooja. Siia pakki läheb sisse pitsalõik sisse. Üsna tuuga olukord. Nii. Võtame lonksu vitautost, et soolad tagasi saada. Ja paneme siis siia vee ka sisse. See peaks siis mõne hetkega reageerima. Ops. Ja nüüd ta peaks siis kohe varsti tööle hakkama. Ja juba hakkab. Ma ei tea, kas mikrofonist on kosta, aga paneme siia. Panin selle paki siia papi sisse ka, et hoiab rohkem seda kuuma kinni. Saab selle pitsalõigu kõvasti kuumemaks. Proovime ära selle siis šokolaadi proteiinijoogi. 280 kilokalorit saab siit, millest siis 35 on suhkrud ja proteiini 14 grammi. Eks ta süke kiire energia ole. Et loodetavasti saab siit samast pakist seda juua. Katsun natukene paremini valada. Praegu kulub kiire suhkur äragi isegi. No, enam-vähem joonel küll. Nii. Ilusti kinni. Seal on juba süke nagu shakeri kujuline see pakend ka. See on ka hea, et saab selle kinni panna, et ei pea ühe korraga kõik ära jooma. No, ja teeme kiire maitsmise. Lõhnab nagu šokolaadi pannkoogi taigen. No, nagu need proteiinijoogid ja asjad ikka, et sükest suhkru asendajat ja kõik on tunda, aga samas väga magus. Mõned tükid on veel sees. Siis on see kookose mandli mingi energy bar. Põhimõtteliselt nagu plastiliin, küpsise taigen. Otsast võtan praegu. Maitse poolest on küll väga hea. Jälle süke hea, kiire energia. Ja vaatame, mis see pitsa siis endast kujutab. Ma arvan, enam-vähem soojaks ta läks. Juust ei ole küll ära sulanud, aga selline pitsa moodi ta on. Ainult juust. On mingi väga hea lõhn on vähemalt. Aga võib-olla see on ka tehis lihtsalt. Nii, aga võtame ampsu. Väga kuiv. Võib-olla kuskil mikrouunis, kui täiesti pehmeks lasta, siis on hea, aga väga kuiv. Uskuge või mitte, aga pitsa, siis proteiinijook ja pool seda mandlinäksi ka. Ja mul on kõht nii täis, et tunnen selline, et peaks une tegema. Aga siin peab jätkama. Et kunagi hiljem kuskil ma proovin need jalapeno pähklik ära ja siis seal videos tuletan meelde teile, et kus videos need alles jäid. Vot, aga ega midagi, asjad kokku ja asume uuesti teele. Kanepi alevik.
No nii, tagasi oma hundi urus. Ja olen siis tagasi, nagu nägite, kokku tuli 33 kilomeetrit, aga ma ei teinud täit seda rada, sest et ma pöörasin natukene varem ära, aga ei ole hullu. Kõva trenn sellegi poolest, tunne on väga hea. Nii, aga ma käin pesus, teeme ühe väga külma duši ja siis mul on teile üks jutt ka, et oleks teie abi vaja ühes asjas. Nii et kiire pesu ja siis räägin juba edasi. Külm duš tehtud, nüüd on täitsa mõnus olla ja varsti hakkangi seda videot siis kokku panema siin, väike külm jook ka kõrvale ja aga mul on selline jutt teile, sõbrad, et tahaksin natukene teie abi küsida. Ja abi küsida selles mõttes, et kui ma hakkasin 3 aastat tagasi neid videosid tegema, siis tegelikult see kanal sai alguse üldse sellest, et mul oli üks siuke pikaaegne unistus, et ma lähen Nepali reisile ja sinna siis panid sõbrad ka nii-öelda käe külge ja andsid raha, et ma saaksin selle reisi ära teha. Ja siis lihtsalt vastutasuks nad tahtsid, et ma teeksin ühe video neile kogu sellest retkest siis. Ja kõik see sama video sai pandud siis YouTube'i, kus siis tundus, et jõudis nagu laiema ringkonnani inimesteni see. Ja tundus, et inimestele meeldib. Ja peale seda katsetasin veel 1-2 videot ja kuidagi see asi läks niimoodi, et üsna nagu hea tagasiside ja kõik. Ja kuidagi järsku hakkas see kanal kasvama. Ja tänaseks päevaks on sellest saanud siis minu hobi. Ja hobi selles mõttes, et mulle väga meeldib neid videosid teha, sest mulle meeldib igal pool ringi käia, mulle meeldib looduses seigelda, mulle meeldib süüa teha ja kõik see siis videosse võtta ja noh, ehk siis see nii-öelda tagasiside on alati teie poolt, et mis läks hästi, mis läks halvasti, aga selles mõttes on nagu positiivne üllatus, et nii paljudele inimestele meeldib see, mis ma teen. Ja üsna pikalt olin seal võib-olla mõnesaja tellija peal, kui järsku nüüd oleme peaaegu juba seal 4000 juures. Selles mõttes videote tegemine tegelikult ei ole odav lõbu, et noh, sõidad ringi, varustus, et kui ma nüüd arvutaks kokku kõik need reisid, kõik need kulud, asjad, kus me oleme käinud, kõik see varustus, jaada, et ühesõnaga kogu see krempel on mulle läinud maksma nüüd ilma liialdamata mõni 10 000 kindlasti kuskil seal kandis. Ja praegu ongi selline seis, et ma olen praegu kogu oma nüüd elusäästub pannud siia suvemajja ja lisaks siis ostsin uue korteri ka, mille tegemist ma kajastan järgmises videos. Ja selle tulemusena olen siis kõik oma nii-öelda rahad hakkama pannud ja üsna tühjad pihud on. Nüüd siin on ka videote alla käinud kirjutamas mõni oma pahamelt umbes nagu mina kerjaks või nõuaks midagi, siis tegelikult see nii ei ole. Mina olen kogu aeg öelnud, et minu eesmärk ei ole raha teenida ja minu eesmärk on pigem olla see, et ma tahan inimesi inspireerida minema rohkem loodusesse, veetma aega. Võib-olla minu mingid tegemised on tõstnud mingis inimeses huvi, et ostaks ka selle telgi või ostaks selle varustuse, et see on huvitav, lähen katsetan. Et kõik need asjad, mis ma teile siin videotes näitan, siis ma kunagi ei soovita teile mingit mõttetut pahna, vaid ma olen kõik selle ise ära testinud, seda ma olen ka videotes näidanud, et mis läks hästi, mis läks halvasti, mida ma julgen soovitada, mida mitte. Ja sellest hobist tänaseks päevaks on siis kasvanud näiteks mõned koostööd, mul on väga head koostööd olnud, lisaks on mõned koostööpartnerid, kellega ma siin tegutsen. Ja ma tahan jõuda selle asjaga nii kaugele, see videote tegemine ja kõik osa minu elust, ehk siis see ongi minu elustiil, et ma saaksin rohkem veeta aega looduses, käia rohkem matkamas, teha ise matkasid, mingeid laagreid, nii-öelda kas lastele või täiskasvanutele, kus me saame mõnusalt aega veeta, koos kokata, telkida, uudistada looduses ringi. Et see on see koht, kuhu ma tahaksin tulevikus jõuda. Ja praegu mul olekski teile selline palve, et mul oleks vaja soetada endale korralik tugev kummipaat koos elektrimootoriga. Nüüd, kui mõni mõtleb, et see on pelgalt lihtsalt raha kerjamine nüüd siin, et teen siin kutsika silmad ja nüüd inimesed räägin teile mingit kurva lugu ja inimesed hakkavad kohe raha kandma, siis tegelikult päris nii see ei ole. Et
mingid almuseid ka ei hakka võtma, et siin inimestelt raha välja petma või ma ei tea, mis iganes, et toetused on alati head, aga mulle meeldib asju ka tagasi anda. Ja kuidas te saate mind toetada? Nimelt mingi aeg tegin siin igasuguseid enda logodega asju ja nüüd ma olen siin natukene neid asju hankinud. Sinna on mingid rahad läinud ja kuna korteri tegemine, mööbel, mis iganes, kõik on läinud ka praegu mõned tuhanded eurod, siis kummipaadi ja mootori jaoks mul raha ei jagu, aga mul on olemas siis erinevat uut merchi ja mul oleks väga suureks abiks, kui teile pakuks huvi, et te ostaksite endale seda merchi, et siin näiteks on, nagu ma olen rääkinud, spinningu püük on üks mu lemmik, haug on üks mu lemmikkala ja siin ongi selline Romeo Seikleb müts koos spinningu ja haugiga, et neid mütse hakkab tulevikus veel tulema ja mul on neid praegu 10 tükki ainult alles. Et selle mütsi hind on siis 12 eurot. Et tahate kuskile loodusesse kalale minna, siis miks mitte. Lisaks mul on see sama tass, mis siin vahepealgi pakkusin, eelmisest osteti kõik ära, et on see Romeo Seikleb logo, kõrval 2 kirvest ja ta on siis sellise rohelise sisuga, roheline sang. Et selle tassi hind on siis 10 eurot. Ja lisaks siis mul on natukene uut kraami, et täiesti uus disain ja igal ühel või ütleme süke elustiil või see, mis ma siin propageerin ja kuhu ma tahan omadega jõuda, et mõtlesin tükk aega, et mingi tunnuslause peaks olema. Ja mulle väga meeldis, kui ma käisin Preeriakojal külas. Tema tunnuslause oli, et tuuluta skalpi, kuula maad. Et see pani mind natukene mõtlema, et mis võiks olla see minu tunnuslause, mida on see, mida mina tahan inimestele anda oma sõnumiga. Ja minu sõnum on lihtne, et lihtne elu, see on siis tõeline vabadus. Ja siis siin on samamoodi lõke, kirves ja teisel pool on siis metsad, mäed, telgikene, Romeo Seikleb. Et neid tasse on mul praegu 10 tükki. Et kordan siis üle, et ma ei taha mingit raha kirjata, vaid mul oleks praegu väga suureks abiks. Kui sa tahad mind toetada, siis sa saad teha seda selle nii-öelda merchi näol, ehk siis fännitoodete näol. Ja kogu see tulu, mis ma nüüd siit saan, selle ma siis kohe investeerin kummipaati ja elektrimootorisse. Seda lihtsal põhjusel ma tahaksin rohkem teha sellist kalapüüki ja chilli, telkida kuskil, kalastada, aga mul on puudu praegu korralikust paadist ja mootorist. Et olen tükk aega seda mõtet nüüd siin mõelnud ja tuleb ära hankida ning see ongi see panus, kuidas teie saate oma käe külge panna. Lisaks, kui keegi tahab mind toetada, siis on olemas ka see kanali tasuline liikmesus. Ma olen kogu aeg rõhutanud, et mina tasulist sisu tegema ei hakka, et minu sisu on kõigile nähtav, aga kui sa tunned, et sa tahad mind toetada kuidagi iga kuu, et ma saaksin natukenegi lähemale oma unistustele, siis see on üks viis siis, kuidas seda teha, et siin on mõned mehed juba pikaaegselt üle poole aasta seda teinud ja olen teile siiralt tänulik selle panuse eest, et see kindlasti aitab väga palju kaasa. Nii et jah, sai kogu see jutt vist räägitud. Et selles mõttes nagu liigun positiivses suunas kõigega, et unistasin siia Lõuna-Eestisse elamise soetamisest ja siia elama tulemisest ja nüüd see kõik on siin mõne kuuga juhtunud, et eelmine aasta aina rohkem peas hakkas see mõte torkima ja omadega siia ma olen jõudnud, et tuleb julgeda unistada. Et seda ma kindlasti rõhutaks kõigile noorematele vaatajatele ka, et kui teil on mingi unistus, siis kindlasti tehke tööd selle nimel. Ärge laske inimestele endale öelda, et see on mõttetu idee või see ei ole seda väärt, sest ega samamoodi praegu te ei kujuta ette, kui palju on inimesi, kes on öelnud mulle, et ma teen väga halva valiku, et see on halb idee. Pigem inimeste jaoks ongi unistus vist elada seal kuskil betoondžunglis suures linnas, ilma parkimiskohtadeta ja lärmiga ja mind ennast see kõik väsitas ära ja mina tulin siia maale peitu, et see on see, kuhu mina siis oma eluga tahtsin jõuda, et olla rohkem looduses ja eks siin tuleb nüüd järgmised suured projektid ette võtta, et kindlasti tulevikus tahaks teha mingit oma sellist loodusala, kus inimesed saavad olla ja aga läheb pikaks ära juba. Et oli väga mõnus päev, mõnus matk, jalad natukene tunda. Nagu puhkuse ajal ikka, rihm on natuke lõdvaks lastud, jõusaalis ei käi, pigem käid siin ujumas ja
ikkagi õllet ja grilli läheb iga õhtu ja nii ta läheb. Aga see puhkus selleks ongi, et logeleda ja mitte midagi teha, et selles mõttes osa sellest puhkusest praegu olen tööd teinud ja siis jälle puhanud ja eks nüüd saab rohkem võib-olla puhata. Vot, aga järgmises videos ma siis näitan teile natukene seda korterit, kuidas seal on sisustatud, kuhu me oleme seal omadega jõudnud ja mõned toimetused teeme ära siin suvemajas. Nii et mina ootan sind siia kanalile alati tagasi. Kui te mind kuskil näete, tulge juttu ajama, räägime paar sõna juttu loodusest, millest iganes. Tulge küsige fännipilti, küsige fännitooteid, need on alati minuga kaasas, nii et astuge aga ligi. Seni aga mõnusaid kuumasid ilmasid kõigile ja näeme juba järgmises videos.